See on sutsu pikem jutt, aga ütleme õõnsal nõukaajal, kui nii võib öelda, oli kõrgkoolides selline tööle suunamisviis nagu peale kõrgkooli lõpetamist sundsuunamine. Kõrgharidus oli tasuta, aga peale seda tuli töötada riigi poolt ette antud töökohal. Oli ka võimalused otsida ise enne tööle minekut omale töökoha ja seda ma ka viimasel 5. kursuse kevadel tegin. Kes teab, mida tähendab omaaegne Soome televisiooni levipiirkond, see saab aru, miks ma valisin Harjumaa. Tollase Harju rajooni haridusosakonnas anti teada, et Harjumaal on 2 vakantset töökohta. Üks oli Rummu asulas, firma, mida enam ei eksisteeri ja kus pakuti huvitavat õpilaskontingenti. Ja teiseks oli Keila esimene keskkool, kes läks vastu kevadele ja lõpueksamitele ilma keemiaõpetajata. Tegin õige valiku. 78. aastal tulime 3 Keila kooli värskelt ülikooli lõpetanuna mina, Galja tollase nimega Galutvo ja Eve Sauamägi, kes oli bioloogiaõpetaja. Alguses olime noorte spetsialistide 3, aga aasta-aastalt lisandus meile noori kolleege ja rõõm ning Keila kooli, rõõm oli see, et Keila koolid olid õpetajatena tagasi omad vilistlased. Selles suhtes on Keila kool omapärane, et ma ei tea Eesti Vabariigis ühtegi teist kooli, kus ka praegu töötaks nii palju oma endisi õpilasi, vilistlasi õpetajatena. 70. 80. aastatel tuli kooli juurde palju noori õpetajaid, nende seas ka mitmeid meeskolleege, et tekkis omaette samade huvidega seltskond. Suhtlesime mitte ainult koolis tööalaselt, vaid lävisime ka tihedalt väljaspool kooli ja ka perekondlikult. Koolis noorte õpetajate seltskonda ilmselt sai nimetada ka keemiaringiks, sest kokku saime keemiakabineti taga ruumis iga tööpäeva 3. ja 4. ehk pikal vahetunnil ja keemiakabineti taga ruum kujunes välja nii-öelda alternatiivseks õpetajate toaks. Kõige tihedamad kokkupuuted olid Keila esimese keskkooli legendaarse muusikaõpetaja Koit Kirberiga, sellepärast et meie klass, mis paiknesid mõlemad koolimaja ühes tiivas, lahutas ainult 20 sentimeetri paksune kivisein ja peale muusikatundide kõige musikaalsemad tunnid olid tollal keemiatunnid. Kujutage ette olukorda, et klass teeb kiirvaikuses tunni kontrolli ja teiselt poolt seina hakkab kostma muusika. Ja nii edasi. Keila kooli puhul vist traditsiooniliseks on see, et peale uue maja valmist hakkab kimbutama ruumi kitsikus. Nii oli ka vanas Põhjatänava majas. Direktor Endel Kukner peale koolimaja kätte saamist ja kõikide raakide ja puudujääkide võimalikku likvideerimist hakkas ehitama maja sisse uusi klasse. Laiendati koridorides oleva vabaruumi arvelt klassiruumide arvu. Need lõpptulemusena enne seda, kui me siia uude verivärskesse koolimaja kolisime, oli vanas koolimajas põrandapinda laste
jaoks nii vähe, et kui nad vahetunnis ennast põrandale pikali viskasid, siis kõndimise ruumi oli väga vähe. Ja eriti kitsas oli tegelikult keemiaklassi ukse taguse ja muusikaklassi ukse tagune väike koridor. Vanas koolimajas aknad olid päikese poole ja kui kevadel päike kõrgelt käima hakkas, siis klassis oli õudselt palav. Teisest küljest talvel jällegi, kuna aknad olid puitraamidega suured aknad, siis talvel oli värsket õhku väga palju. Sügiskülmade ilmade saabudes algas akende toppimine vatiga. Harva polnud talvel juhud, et hommikul tuled klassi, alustad tööd sellega, et püüd akna pealt hange ära. Ei olnud probleemi, et oli külm. Kindad käes, sai ikka õppida. Kui seda nüüd meelde hakata tuletama, siis see peaks ulatuma umbes 30 aasta taha. Tegelikult vanas koolimajas meil keemiakabinetis oli väga rääbakas põrand, katkise põranda kattega, sest põranda sees jooksid katkised torud ja peale seda, kui põranda remondi käigus sai põrandale uue põranda katte, siis oli põhjust hoida seda puhtana ja läikivana. Ja teine põhjus oli ka see, et vahetusjalatsite vähese kasutamise tõttu klassi tuli väga palju pori. Esimene klass või kabinet, mille uksest kõik lapsed kooli tulles mööda astusid, oli keemiakabinet. Et põranda ja siis ka klassi õhu puhtuse säilitamise nimel. Sest ma ei vaata, kas on vahetusjalatsid, vaid mind huvitab see, et ta ei tooks klassi tolmu ja kui me tänavu sügisel jälle vaatasime ilusaid läikivaid poleeritud põrandaid, siis oleks kahju, kui see ära kriimustatakse. Ühtsustunne, traditsioonid, kuigi vanast koolist nüüd siia suurde kooli tulles on selline tunne, et Keila vaim on vist natuke laiali hõljuma sattunud. Vaim on hakanud nii-öelda haihtuma või hõrenema. Sest kollektiiv on suur, ühtseid traditsioone, mis kollektiivi kooshoiaks on jäänud vähemaks. Vanas koolis kollektiiv oli väiksem, ühtsem, aeg oli teine, seltsielu oli aktiivsem ja koolis õpetajatel oli traditsiooniks ühiselt mitmete tähtpäevade tähistamine. Näiteks alustame sellest, et tähistasime ka tollal küll teiste lippude ja teise nimetuse all Eesti Vabariigi aastapäeva. Aimar Laulik ja rokifestivalid. No, Mihkel Raud ja Mustapuri näkku, eks ole. Neid õllepudeleid mul pärast enam alles ei olnud. See on jälle 8. märts. Õpetajate nääripidu, sest jõulusid siis tähistada ei saanud. Samuti kollektiivselt tähistasime kolleegide tähtpäevi. Aga praegu nii suures koolimajas, nagu meil siin on ja nii suures kollektiivis, kus võib juhtuda isegi nii, et ei tunne oma kolleegi nägu ja nimepidi ja ei tea, mida ta õpetab, ei ole seda enam võimalik.
jah, ikkagi jõuame sinna, et me oleme väga suur kool, sest peale liitumist ka Vene gümnaasium, ta ei olnud enam gümnaasium, peale liitumist Vene kooliga ei tunnegi kõiki oma kolleege. Neid on üle 200. Nüüd A-variantide kirjutamine ei ole kohustus. Võib ka kohe ära õppida. Eks see A-variandi töölehe välja mõtlemine tuli sellest, et praktika näitas, kõigi ainete nimetused ja valemid ei jää lihtsalt meelde. Seepärast siis kõigepealt koostasin anorgaaniliste ühendite omavaheliste seoste skeemi. Ehk teie, kes teavad seda, tunnete teda nummerdatud reaktsiooni võrrandite skeemina. Sinna said sisse pandud tüüpilised valemi näidised ja kuna tekkis vajadus need tüüpilised valemi näidised asendada konkreetsete valemitega, siis sai tehtud valik. Igast tüüpilisest valemist 10 konkreetset esindajat, mida sai kasutada võrrandite koostamisel ja kui lihtsalt ei jäänud need ainete valemid meelde, sai kasutada meetodid A, B hakka pähe, kui ei hakka, lükkad hakka keppakesega siis vähe ja siis 1 kord ja 5 korda ja 10 korda, kuniks jäi midagi meelde. Jõuame jälle sinna juurde, et kui vesi ikka tilgub ühe koha peale, lõpuks peab sinna auk tekkima. Rekordit ma ei julge öelda, sellepärast et tänapäevases mõistes on asi kosmoselähedane. Ei taha ära hirmutada. Aga see süsteem, kus mul praegu on 3 erinevat töölehte, A-variandi leht, siis reaktsioonivõrrandite skeemid ja nende reaktsioonivõrrandite skeemide juurde käiv näidiste leht koos pikkade ja põhjalike selgitustega, see on kasutusel umbes 30-35 aastat juba. Loomulikult olen seda täiendanud, parandanud, teinud omast arust lihtsamaks ja käepärasemaks, aga praktika jällegi näitab seda, et mida lihtsamaks sa näidised teed, seda raskemini on neid meelde jätta. Õpetada ja õpetada ja õpetada.